tere tulemast vaatama siis minu Youtube'i kanalit, meil on käimas saade Hommik Huugajaga või Hilisõhtu Huugajaga, ma ei ole veel otsustanud, sest mõlemad on nagu H-tähtedega nagu Hobby Hall ja Elli Hansen ja Hobune Aevastas. Saates me räägime siis erinevaid uudiseid, annan teile siukseid asju teada, mida te oma peaga ei oska isegi otsida mitte. Räägime ilmast, kaua ilma oled olnud aga alustame siis saatega, räägime esimesena sellest, kuidas Ameerikal Californias üks mees skeemitas alates 2008. aastast oma firmalt välja umbes $5 miljonit. No kui teil oleks $5 miljonit, kas see oleks pigem siuke high lifestyle, värgid, särgid, paned kuradi Instasse Ferkuga pildi ülesse, kus sul on jalad harkis ja pohhui, et või oleksid pigem selline vend, kes elab kuskil rahulikus rannamajas, mida iganes, et siuke low-key, kuigi plekki on sitaks. See mees igatahes valis selle esimese variandi, et flexis normaalselt, ostis endale igast autosi, ostis omale riideid, ostis NBA season passi endale, aga üks väike huvitav siuke rida või siuke kulu, mis tal on veel olnud, oli see, et ta kulutas umbes $1 miljon mängule, mobiilmängule. Game of War oli selle nimi. Uudises on ka tegelikult märgitud see, et keskmine ameeriklane kulutab aastas $550 nendele telefoniäppidele, mis tahavad, et sa ostaksid, jääb mingisugune 200 coinsi puudu, aga kuule, maksa $2.99 ja me anname sulle kuradi neli tõmmet veel juurde, et sa saad ikkagi oma kuradi Candy Crushi ammu neid asju, ma ei oska isegi ühtegi nalja teha. Sedades kulutas ta siis sellistele asjadele, ma vist niimoodi ei teeks. Räägiks natukene ka sellest iPhone'i iOS-i uuest 10.2, kus tuleb meil 3 uut wallpaperit, iMessage'i efektid ja uued emotsid, mis on päris haige. Seda, et kui kunagi meil tuli iOS update, siis seal oli ikka midagi siukest, mis oli nagu praktiline feature. Ja nüüd loed, jumal küll, mis ma teen nende uute emotsidega? Nende uute emotside peale on õnnelikud ainult need väiksed tüdrukud, kes seal Marti Alliku videosi vaatavad ja arvatavasti meie emad, kes on ka ära õppinud, et igas kontekstis saab kasutada mingisugust emotsit. Ei ole olemas juttu, mille lõppu ei saa panna emotsit. Keda praegu on ta beta, küll ta varsti tuleb, varsti saate oma uued emotsid kätte. Kui sa oled emotsit kunagi kasutanud, pane like, kui sa ei ole, pane subscribe. Ja nüüd meie saate järgmine segment nimega Kas sa oled ainukene, mis võtab siis erinevad Eesti noored ette, kes on kirjutanud Twitterisse sõnumi, kas ma olen ainukene algusega. Ehk siis me saame otsustada, kas nad võivad olla ainukesed või mitte. Võtame esimese saate osaleja siis ette. Nimega on Heelika, kes kirjutab, kas ma olen ainukene, kes ütleb sõprade ees isa kohta paps, aga perekonna ja oma isa juures issi. Tead, kallis on Heelika, ma arvan, meil on maailmas väga palju papse, meil on väga palju issisi siin maailmas, meil on sinusugused ka väga palju maailmas. Kahjuks ma kardan, et sa ei ole ainukene. Järgmine, kas ma olen ainukene, tuleb siis Helenalt. Helena küsib, kas ta on ainukene, kes jändab pidevalt selle iPhone'i voiceoveriga. Kahjuks ma kardan, et sa ei ole ainukene. Rellu küsib, kas ma olen ainukene, kes paneb teleka kinni, kui reklaamis on kooli asjad. Ma saan aru, et see kool on nõme koht ja ei viitsi ikka koolis käia ja nõme ja nii palju stressi on 8. klassis, üldse pole aega sõpradega olla ja aga kui sa näed reklaamis raamatut, pastakat või siukest õppivat last ja sa paned selle pärast kinni, siis see on päris hea. Rallu, palju õnne, Rallu, sa oled ainukene. Sa oled ainukene, kes paneb reklaami ajal, kui sealt tuleb kooli asju, paneb teleka kinni spetsiaalselt selle pärast. See oli siis Kas ma olen ainuke segment. Lõpetuseks ma annan teile kaasa siis ühe mõtte ja annan teile siia ekraani ette. Loen teile selle ette, et saaksite natukene mõelda selle peale, natukene võtta selles mõttes midagi endale kaasa. Autos kuulasime mussi ja siis tuli tääbimiskoht ja ma lükkasin tääbi ja paps küsis, mis tõmblen. Aitäh kõigile vaatamast. Loodan, et teile tänane osa meeldis. Kui ei meeldinud, siis ei ole midagi teha. Kui meeldis, siis on tore. Loodame, et see ei jää viimaseks. Loodame, et see ei jää esimeseks.